Ma näen, et täna on kõik viletuled töötavad, eelmine kord oli staatiline. Aga igatahes mina olen Ella Hiidel ja räägin teile siis, et kuidas viia oma mäng järgmisele tasemele ja sealhulgas siis oma eluga. Natuke minust, töötan ma ettevõtlusõppetoolis, aitan seal inimestel katsetada, tudengitel, teaduritel ja kasvatada oma ideid. Ja see katsetamine, testimine on siin väga tähtis märksõna. Samuti loon siis partnerlusi nii ülikooli sees, Eestis kui ka väljapool, et siis ettevõtlusõpet natukene põnevamaks teha. Ja miks üldse ettevõtlus kui selline, mis mind selle juures haarab, on see maailma pilt ja mõtteviis. See tuleb minu kõnest hästi palju välja, sest et oled sa ettevõtja või mitte, ettevõtlikkus tuleb sulle igal juhul kasuks. Tiimist kui sellisest tuleb ka hästi palju juttu, mind haarab, kuidas tiimi kokku panna, kuidas see juhtida. Kui te jõuate ühel hetkel selleni, et te tahate tegelikult oma mängu viia teiste inimesteni, teenida sellega raha, saada investeeringuid, siis üks põhiline ja võib-olla isegi kõige tähtsam punkt, mida investorid vaatavad, on teie tiim. Ja sinna juurde käib siis nii startupid, nende võrgustikud, teadusmahukad ja süvatehnoloogia ettevõtted, millega ma siis ka samuti tegelen. Täna siis, nagu ma ütlesin, mõtteviisist ja ettevõtlikutest oskustest räägin, miks need on olulised, kuidas te saaksite need enda jaoks tööle panna ja siis olen toonud välja ka mõned vihjed, et kuidas minu arust võiksite olla edukad siin Jamil. Ja ma miksin neid teemasid natukene ja ma loodan, et ei pahanda. Kõigepealt, kes üldse on ettevõtja? Ma ei tea, kui keegi on julge, siis võib öelda. Jaa. Oskate öelda? Et kes on ettevõtja? Just, täpselt. Aga tegelikult on hästi palju erinevaid vaateid ettevõtjale. Võib olla klassikaline, võib olla startupper, deep-techist võib-olla olete kuulnud, et need maailmad on natuke erinevad. Leidsin internetist sellise pildi ja kui ma seda tegelikult vaatama hakkasin, siis kuigi peaks viimane nendest kirjeldama reaalsust, siis tegelikult kirjeldavad kõik. Milleks meil üldse on ettevõtteid vaja? Meil on vaja probleeme lahendada, meil on vaja riigi rahakotti täita ja ettevõtja peab olema väga innovaatiline tegelane, kes suudab seda kõike planeerida, koondada enda ümber inimesi, leida lahendusi probleemidele, millele võib-olla varem ei olegi lahendust leitud. Ja vahel on see reaalsus täpselt see, et tuleb seda teha kas või poti pealt. Aga kas mängulooja on ettevõtja? Kuidas? Kuidas müüb? Ja kui küsib raha, siis juba on ettevõtja. Ja kusjuures see oli midagi sarnast, mida mina mõtlesin. See hetk, kus mängulooja hakkab mõtlema selle peale, kuidas tuua oma mäng teiste mängijateni, temast hakkab arenema ettevõtja. Ja te tulite siia fannima, tulite õppima, kuidas mänge luua ja salaja need oskused on kõik need, mida ettevõtjal on vaja ja mida ettevõtjas arendada. Teid pannakse tiimidesse, tõenäoliselt võõraste inimestega. See dünaamika saab olema teie jaoks võõras, te hakkate leidma endale rolli selles tiimis, aga te loote ka võrgustiku. Kui te ei taha sellest mängust, mis te siin seekord loote teha enda nii-öelda rahamasinat, siis sel hetkel, kui teil tekib mõte, et võiks, siis teil tulevad meelde need ülejäänud jammerid siin ja te hakkate mõtlema, et see vend tegi hästi heli, see vend tegi hästi kunsti, ma panen endale selle tiimi kokku ja te saate oma idee palju lihtsamalt ellu viia. Kõik te peate kasutama loovust,
kõik te olete olnud juba julged, et te siia üldse tulite. Te peate juhtima iseennast, teisi, mõni teist võtab täiesti juhi rolli. Te saate testida, alati tuleb testida, ükskõik, mis toode, teenus, teie puhul mäng on, seda tuleb kindlasti testida. Teil on väga limiteeritud aeg, te peate suutma seda manageerida. Ja üks asi, mis minu jaoks kui ettevõtluse fänni jaoks on väga oluline, on see, et te ühel hetkel peate seda mängu ka esitama teistele, pitchima, tegema väikse liftikõne. Teie puhul võib-olla on see formaat üsna vaba, aga see on üks põhiline oskus, mida ükskõik milline ettevõtja peab oskama ja minu arust iseäranis mängutegija, sest te peate suutma kas väga lühidalt või natuke pikemalt edasi andma oma story, oma loo, selle tuuma, miks keegi peaks üldse olema huvitatud teie mängust. Ja kui te jõuate investoriteni, peate te suutma seda teha üsna kiiresti. Ma olen toonud siin mõned rollid, need ei ole programmeerija ja kunstnik ja helitehnik, vaid need on selline tõsine miinimum, mis tiimis peab olema. Ja vahel, kui sa oled üksinda tiimis või kahekesi, siis tuleb need ikkagi ära täita. Peab olema visionäär, kes näeb võimalusi, probleeme, tal peab olema loov mõtlemine ja ta peab oskama just nimelt seda lugu jutustada. Tal peab olema visioon. Ja kus see veel mängude juures on oluline, on siis, kui kasvatasid jammist välja, hakata seda mängu rohkem arendama ja siis tuleb hästi palju igasuguseid häid mõtteid kõigil. Ja kõik arendavad midagi oma poole peale. Ja siis on see visionär, kes hoiab seda visiooni paigal, kes hoiab seda tervikpilti ja tuuma paigal. On keegi, kes koondab nii ressursse kui ka nende lahendusi. Ta juhib teisi inimesi ja üldiselt tal peab olema väga hea enesejuhtimise oskus. Aga ta on probleemide lahendaja. See on keegi, kes siis tiimis peab silmas, kes midagi oskab, kui palju meil on ressursse, raha, aega, mida meil on selleks juurde vaja ja korraldab seda poolt. Ja siis on keegi, kes peab seal kõik ära tegema. Kes võtab initsiatiivi, õpib kogemusest, sest et ükskõik mida te teete, kas te loote mänge, loote mingi ettevõtte, õpite, lähete tööle, ühel või teisel juhul te eksite, te teete vigu ja nendest kogemustest tuleb õppida. Ja tegijad on tavaliselt need, kes õpivad hästi kiiresti. Ja äris kui sellises üldse öeldakse, faili kiiresti, kuku kiiresti ja tõuse kiiresti ja võtta see õppetund endaga kaasa. Miks need asjad on olulised? Nagu ma ütlesin, siis minu arvamus on see, et ükskõik kuhu te edasi lähete, kui te olete ettevõtlikud, siis te olete igal pool vajalikud ja te oskate hästi asjadega hakkama saada. Et teie õpingutes, karjääris, tegelikult igapäevases elus ja suhtluses, kui te olete keegi, kes näeb probleeme, lahendab need ära, kes võtab vastutuse ja viib asjad lõpuni, te igal juhul olete hea meeskonna liige. Millal oma mäng viia järgmisele tasemele ja siin kindlasti ei ole vaja kõiki 4. Kui teil on hea mäng, sellel on tuum ja sisu, absoluutselt kindlasti arendage edasi. Te olete leidnud lahedad mõttekaaslased, kindlalt hoidke seda momentumit. Kui te tahate arendada oma enda oskuseid, isegi kui see mäng võib-olla ei ole praegu kõige ägedam, siis ikkagi proovige seda edasi arendada. Ainus, milleta ei saa, on see ind. Teil võib-olla ei ole meeskonda, aga teil on äge mäng, te saate alati selle meeskonna endale leida. Vastupidi, kui te olete leidnud väga ägedad inimesed siit jammilt, aga mäng võib-olla ei ole arendamist väärt, siis te saate mõelda koos uue mängu ja arendada oma oskusi selle juures.
Kuidas seda teha? On erinevaid võimalusi. Kindlasti kõik jammid, hobiprojektid tuleks kasutusele võtta. Need aitavad teil õppida just nimelt selliseid tiimi omadusi ja võrgustuda teiste sarnaste mõtlejatega. Võib-olla kui te olete, osad teist on siin ülikooli õpilased, siis meil on kursused selleks, ma räägin nendest veel eraldi. On inkubaatorid ja toetused, isegi riik ja EIS on leidnud, et mänguarendus on midagi, millesse võiks raha panustada. Seega eriti kui te loote mingeid näiteks õpetlikke mänge, siis tasub sinna poole vaadata. On stuudiod, selleks on raha vaja muidugi, ja on investorid ja fondid. Ja kui me läheme investorite fondide juurde, siis on just põhiline see, et teil oleks tugev tiim. Räägin kiirelt ettevõtlusõppetoolis pakutavatest ainetest. Ettevõtluse alustest te saate kõik põhilise, mis on ettevõtlusega seotud, kuidas teha turundusplaani, mida teil üldse on vaja, erinevad ressursid, kust te need leiate. Sotsiaalne ettevõtlus, näiteks kui keegi teist loob mõne mängu, mis on õppimiseks mõeldud. Näiteks Alpha Kids on välja kasvanud sotsiaalse ettevõtluse kursuselt, mis on mõeldud siis lastele, et kui nad on ekraani taga, et siis nad päriselt midagi õpivad sealt ka. Äriplaan, mõnel juhul on väga vaja, eelinkubatsioon, kui te olete juba jõudnud kuskile kaugele ja tahaksite edasi minna, siis see on selline programm, mis luuakse tiimide järgi, kes sinna tulevad, seega neile leitakse just vastavad mentorid, nad saavad hästi individuaalset edasi aitamist ja iseäranis, kui tahaks edasi jõuda kuhugi järgmisesse inkubatsiooniprogrammi, aga praegu veel ei ole valmis või ei ole päris kindel, mida seal on vaja, siis eelinkubatsioon on just teile. Ja meil on väga palju erinevaid projekte ja programme, mis on kas üheaastased või vahel lähevad ka edasi, et tasub hoida silma peal. Ja üks asi, kuhu te tegelikult saate kõik kandideerida, on sügisel tulev Delta X, see on ärimudelite võistlus ja parimad jõuavad edasi Startup Day lavale, kus tegelikult, kui teil on selleks ajaks toimiv mäng või väga hea idee, tegelikult toimiv mäng isegi ei ole eelduseks, vaid väga hea mäng, väga hea tiim ja te suudate seda pitchida 3 minuti jooksul, siis teil on reaalsed investorid, kes teid kuulavad. See tähendab, et teil on reaalne võimalus saada rahastus oma mängule. Aga kui te tahate alustada täna, homme, kohe pärast pühapäeva, siis nagu ma ütlesin, ärge kindlasti jätke seda momentumit seisma. Te lähete siit väga hea energiaga, teid on siin üles upitatud nende teiste tiimide, mentorite, selle meeskonna poolt, kes siin neid mängutšemme loovad. Seega see on väga hea koht, kus edasi minna. Kasutage oma tiimioskuseid ja kui te olete nüüd avastanud, et midagi on puudu, siis leidke need uued inimesed endale juurde või võib-olla keegi tahab oma oskusi laiendada, midagi juurde õppida. Oska jutustada seda lugu, mis mäng see on, miks, kellele, miks tema on just äge. Testige oma mängu teiste peal, siin tuleb kohe paar pilti sellest, miks, aga teie võite arvata, et midagi on äge ja teine mängija ei pruugi üldsegi niimoodi arvata ja midagi, mis te olete loonud oma mängu juurde lihtsalt niisama ilusaks visuaaliks või lisavidinaks, võib olla see, mis tegelikult teie klienti siis tõmbab. Ehk siis mida varem te teada saate, et see oli tema jaoks äge, seda varem te saate arendada seda õiget osa oma mängus siis. Ja rääkige kõigile, et te tegelete sellise ägeda asjaga ja ühest küljest see on nagu kerge turundus juba, aga teisest küljest te saate katsetada selle loo jutustamist ja teiseks, kui
need inimesed kuulevad ägedatest võimalustest, siis nad tulevad teie juurde. Kui need inimesed kuulevad, et kuskil on jälle mingi äge jam või et kuskil pakutakse raha mängutegijatele, siis nad tulevad teie juurde, et kuule, ma kuulsin, sa ju teed seda mängu, võta see võimalus. Siin on üks pilt, ülemine siis kirjeldab, kui me oleme nagu aastakese ehitanud midagi, mida me mitte kunagi kellelegi mängida ei ole andnud. See võib olla väga keeruline ja tegelikult väga uhke, aga klient võib-olla tahab midagi hoopis lihtsamat. Samamoodi turundusega, et jumala eest, ärge arendage mängu lõpuni ja siis alles, et okei, nüüd ma kohe homme panen platvormidele üles ja läheb ja siit tuleb edu. Et tegelikult see päris niimoodi ei käi ja on vaja natuke turundada ja üks osa sellest turundusest on see, et te vahetpidamata räägite ja otsite võimalusi, et oma mängu inimestele tutvustada. Ja üks asi, mis võib-olla mõne puhul teist on vaja nagu märkida, et teil on kindlasti hästi palju ägedaid ideid ja võib-olla lõpetamata mänge, aga kui te ühel hetkel tahate hästi tõsiselt ikkagi proovida, et kas mõni mäng läheks läbi, siis valige see, millega teil on see hea tiim, millel on kõige parem tuum, te võite jällegi katsetada ja siis keskenduge sellele ühele ja vaadake, kas läheb käima või ei lähe. Ja siinkohal ma ütlen seda, et kui ei lähe, mis siis? See on kogemus, see on midagi, millest te saate õppida. Aga kui te proovite neid asju nii-öelda õigesti teha, siis teil on üldse millest õppida. Kui te mitte kunagi ei proovi, siis te kunagi ei tea, kus te võiksite eksida. Võib-olla see oli turundus, võib-olla inimesed ei teadnudki, et see mäng läks käima. Võib-olla te tegite selle vea, et arendasite liiga kaugele ja see ei ole päris see, mida teised inimesed ootaksid. Aga siis te järgmine kord teate ja siis teil on terve see hunnik neid erinevaid lõpetamata mänge, mida te siis saate kasutusse võtta. Ja tegelikult on niimoodi, et teie saate meid aidata. Selle mängu jammi jooksul saadan ma teile Discordi ühe küsitluse. Ja see küsitluse eesmärk on teada saada, miks nii paljud mängud jäävad kuhugi sahtlisse, miks nad ei jõua mängijateni. Ja meil on omad hüpoteesid, aga teie saate meile vastata ja võib-olla sellel on head põhjused, sest et kõik mängud ei peagi kuhugi jõudma. Aga võib-olla on teie seas inimesi, kes on väga palju mõelnud selle peale, et tahaks mängudega raha teenida ja meie tahame väga teada, miks see ei ole toiminud. Ja kuidas siis võtta viimast sellest mängu jammist? Mõned asjad on siit juba läbi käinud. Tehke mäng, mis on mängitav, mis on lõbus, see ei pea olema perfektne, kindlasti selle 48 tunni jooksul seda ei saavuta. Kasutage oma tiimi oskuseid ja omapärasid, teadmisi, uurige, suhelge üksteisega, milline taust teil üldse on, sealt võib igasugust huvitavat asja välja tulla, mida te saate tegelikult enda jaoks kasutada. Küsige küsimusi üksteiselt, küsige küsimusi mentoritelt, siit kohalikult tiimilt. Kirjutage oma ideid ülesse, et öeldi, et hoidke mäng väike, eks ole, aga teil tuleb igasuguseid häid ideid, te olete inspireeritud selles keskkonnas. Ja võib-olla te saate kasutada neid asju siinsamas nende päevade jooksul, aga võib-olla see tiim töötab, võib-olla tuleb äge mäng ja siis on teil neid ideid vaja. Et kas teie enda omasid, mentorite omasid ja ühel hetkel siis testivad teised tiimid teie mängu, mida nemad tagasisideks ütlevad. Testimine. Testi ja usu seda, mida klient sulle ütleb, et ei ole nii, et see vend nagunii midagi ei tea, tegelikult mul oli jumala lahe nagu mäng. Tegelikult tasub kuulata, mida siis see mängija, kelle hing ei ole sellesse mängu maetud, sellest mängust arvab. Puhka, söö pitsat kindlasti. Ärge kartke esitlusi, ma tahaks näha seda, et pühapäeval te kaklete, kes saab esitleda, kõige rohkem rääkida esitlusel,
õppige, saage kogemus, et see ei ole lõpuboss, see on just nimelt algus, mõnede teie jaoks täiesti algus ja ma arvan, et see saab olema väga äge retk. Nii et lõbutsege. Minu poolt kõik, las mängude loomine alata.